on nii, et ega nendele hauakividele, mis on reeglina tehtud tsemendist ja valgeks lubjatud, ei kirjutata nüüd siis surma ja sünnidaatumeid, et vahetevahel seal on nimed peal, aga mõnikord ei ole ka nimesid, et omaksed ise teavad, kes kuhu maetud on ja käivad neid seal leinamas. Nii mausoleumil on, võiks öelda, endal ka mõnesugune kunstiväärtus ja isegi osa traditsioonilise Tuneesia arhitektuuri säilitamisel, et selle mausoleumi ehitustööd algasid juba 1963. aastal. Mõelge, Bourguiba suri alles 2000. aastal. Aga siis jah, sellel suhteliselt noorel mausoleumil on palju sarnaseid jooni ka tüüpilise mošeega. Me näeme seal 3 kuplit, 2 on rohelised, 1 on kullatud. Sellel mausoleumil on lisaks veel ka 2 minaretti, mis markeerivad sissepääsu, samuti on marmorist siseõu. Tiigipuust uksed tegid meistrid Kairuanist ja palvesaalis on 86 roosat marmorist sammast, mis põlve üleval hoiavad ja mausoleum mahutab korraga kuni 1000 inimest. Ja Bourguibat ei valinud rahvas vabadel valimistel presidendiks, aga teda peetakse kaasaegset